Tere kaunist suvehommikut! Täna tekkis mul idee, et võiksin lisaks YouTube'i kanalile teha ka väikese sellise privaatse grupikese Facebookis, kus siis saan igapäevaselt päevasõnumite kaarte panna ja kus on siis ka liikmetel võimalus võib-olla oma küsimusi esitada ja millele siis saan seal otse vastata. Nii et otsi üles Facebookis grupp Eemi Kitsune Taratuba, ka siin YouTube'is postituste all on info ja ka selle video alla panen selle info. Lisasin sinna juba esimesed sõnumid ja natukene reklaami oma toodetele, nii kaartidele, raamatutele kui ka kruusidele. Ja täna olen siis koos oma kass Miiaga, kelle kurinat te tõenäoliselt juba kuulete, kogunenud. Tema on minu koha siin väga omaks tunnistanud ja talle meeldib, järelikult on siin Saarepuu all hea energiaga koht. Kui sa tunned kutset liituda, siis kindlasti tule sinna Facebooki gruppi. Esialgu kindlasti on meil seal vähem inimesi ja jõuan paljudele küsimustele vastata ja siis soovi korral ka mõne kaardi tõmmata. Aga edaspidi siis vaatame, kuidas mul jaksu ja jõud on ja mis küsimused siis kõnetavad. Nii, ja kass nõuab tähelepanu. Mõtlesin siia lõppu siis tõmmata ka YouTube'i kanali vaatajatele paar sõnumit. Võtsin kaasa siis ühed sellised tarokaardid ja vaatame siis, mis on see sõnum, mis praegu just täna ja selle video vaatajani peab siis jõudma. Nii, kass andis ka oma õnnistuse. Nii et vaatame, mis on see sõnum. Sauade 2. Sätin selle kaardi siia, nagu sa näed. On siin inimene, kes otsib raamatutest tõde, millegipärast kangastub, otsib elu mõtet, aga siin taga on ka laevad. Sauade 2 on teele asumise kaart. See on tavaliselt seotud siis mingisuguse otsuse vastuvõtmisega, mingisuguse valikuga, mingisuguse kirgliku valikuga. Ma ei tea, kas see sinu jaoks on oluline, aga täna kõnetavad mind need 3 punast roosi siin kaardi all serval. Roosi sümbol, Neitsi Maarja sümbol, naiselikkuse sümbol, elutuli, tõe otsimine. On need märksõnad, mis siit praegu välja tuli. Vaatame, kas midagi tuleb veel. Ja karikate 10. Õnneliku perekonna kaart, kokkutulemise kaart, et võib-olla siis see ongi märk selleks, et see grupi loomine just täna ideena mulle pähe tuli, loob siis sellise kogukonna, kus me saame kenasti omavahel suhelda ja kõik tarohuvilised saavad oma mõtteid siis väljendada. Ja 3. kaart on siis päikesekaart, tahtis plehku panna, mis on siis kaardipaki kõige õnnelikum kaart ja sellega ma tahaksin ka kaartide väljatõmbamise lõpetada, sest kõik need 3 kaarti kõnelevad meile sellest, et ka universum on siis sellele grupile oma õnnistuse andnud. Nii et tere tulemast Eemi Kitsune Taratuppa nii YouTube'is kui ka Facebooki grupis. Kohtumiseni!